6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Särrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Ja äsja sai läbi Kreeka ralli viimane päev värev punktikatse, kus Kalle Rovanpera tuli ja tegi, ehk siis soomlane võttis sellelt etapilt kõik, mis võtta andis, kasvatas oma edumaad MM-sarjas veelgi. Ja loomulikult, nagu meil siin ikka tavaks, siis 6. käigu saates võtame kõik täna juhtunu ja eelnevalt juhtunu kokku. Selleks on mul abiks loomulikult ekspert otse Lääne-Virumaalt. Tere, Roland, kuidas linnatulek oli? Tere. Linnatulek on nädalavahetusel jube mõnus. Nädala sees siin neljapäev reede tulla tuleb varuda pool tundi juurde. Ja mis me siis täna teeme? Väga lihtne. Esmalt võtame esimese asjana telefonikõne otsa Jaan Martinsoni, kellelt me küsime siis muljeid otse Kreekamaalt. Seejärel teeme sellise väikese minu välja mõeldud formaadi, et vaatame, kuidas see õnnestub, et igasugused erinevad auhinnad anname välja. Sa üllatad? Üllatan, mõtlesin, et teeks natuke teistmoodi sel korral ja siis loomulikult anname ka parimale küsijale need asjad, mis te siin laua peal näete, kes siis kuulab see, siis saadu teada, et siin on starteri müts, Robert Virvese fännisärk, kus peal on starter ja siin all on raststarterid, mida me ei ole veel lahti teinud. Aga sa tahaksid kindlasti juba, sest nagu vaadates laud hakkab meil tühjenema. Sa vist esimest korda tavaliselt on minu meelest asjad jäävad kuuli alles ja seekord on nagu mina võtsin kapi pealt viimase, et selles mõttes natuke ikaldab nendega. Aga proovime siis, et vaatame, kas Jaan Martinson on kuuldel juba? Jaa, Jaan Martinson on kuuldel juba ja ma kõigepealt küsin teilt, et ma tegin just Tänakuga intervjuud, kui kuulsin, et Robert Virvesega või seal midagi juhtunud, et on teil täpselt teada ka? Jaa, info on olemas. Kõigepealt oli info, et viimase seal katse lõpus, kus see hüppe oli, et oli auto ümber käinud, aga nüüd on väike muudatus, et tegelikult oli enne hüpet ratas alt ära ja jäi keset teed seisma, autot vist liigutada ei saanud, et katse pandi vahepeal kinni, aga tundub, et nüüd vist on asi korras. No, tähendab korras ta on niivõrd kuivõrd, sellepärast ma rääkisin just enne selle katset Robertiga ja ta oli niigi sellest Kreeka rallis pettunud, et ütles, et ma saan aru kõik retkivahetused ja kõik, et aga tegelikult oleks tahtnud paremini sõita ja ütles, et nii seda asja jätkata ei saa, et järgmine aasta tahaks teha seda rallisõitu hästi ja mitte lihtsalt tegemise pärast, et nüüd on tal pikk hooaeg ees endal eelarvet koguda ja leida endal tiimi, auto ja kõik muu säärane, nii et ja kui nüüd see jama otsa juhtus, siis ääretult kahju muidugi Robertist. Ja täitsa nõus, väga kahju, sest tegelikult ju peame kindlasti ütlema, et tempo oli olemas, vähemalt reedel oli tempo olemas, laupäeval, kui juba suurkaotus tuli, see me ei olnud ka mõtet liiga palju riske võtta, aga jah, ütleme, lõpp on kurb kindlasti tema jaoks, aga ma arvan, et ikkagi positiivselt siit hooajast kaasna võtta, sest mitte ainult siin Kreeka sealt tempo okei, vaid see on ka mujal olnud okei. Nii, aga räägi siis Jaan ka, mida härra Ott Tänak meile rääkis, et tegelikult me nüüd ei teagi ju, sellepärast, et ma arvan, su video ei ole veel meile saadetud või see tekstimaterjal, et tee siis Tänaku, et mis olemisega ta oli ta pigem selline rõõmus, pettunud, neutraalne, et kuidas ta lõpeks selles katsumuse rikka ralli kokku võttis? No, Ott Tänak oli nii-öelda intervjuu mõud oli tal peal, eks tavaline Ott Tänak, ega ta palju ju ei rääkinud, et ei olnud ka nagu midagi rääkida, et 4. kohta punktikatse 3. koht oli küll nüüd see viimane, mille üle suurt rõõmu tunda, ega ta siit väga palju positiivset ka kaasa ei võtnud. Küll aga ütles, et auto on natukene sõidetavamaks muutunud, ütles, et vedrustus töötas nüüd umbes esmakordselt tänavu üsna nii, nagu ta peab, aga ütles ka kindlalt ja seda võis ilmselt punktikatselt ka näha, eks, et see ei ole veel see auto, millega saaks vähemalt siin Kreekas sõita võidu peale. Et siin kõik arvutasid neid minuteid ja sekundeid ja arvasid, et Ott Tänak oleks siin ilmselt teise koha välja sõitnud, aga eks ta nagu ta ikka ütleb, et ega need oleksid ei maksa midagi.
no mees, kes on vist autoga päris sõbrad saanud, oli ikkagi Kalle Rovampere, et see, mis ta punktikatsel tegi, et no kurati põrgu, et tal polnud vaja kiiresti sõita, kõik mehed olid seal ühes aurus ja siis tuleb soomlane, kes, mis ta oli 2,5 sekundit olukorras, kus tal ei ole vaja riske võtta, pole mõtet riske võtta ja mees lihtsalt tuleb, et värises seal finišis nagu silmnähtavalt adrenaliin nii laes, ütles, et tema läheb punktikatset alati sõitma. Vägev, aga kes kurat talle üldse vastu hakkab saama siin lähiaegadel? Ei, no siin on väga hea, Anto Ott Tänakule hea auto ja palun. Vastane on olemas ja võtame nüüd ka selle Sebastien Ogier, kes küll ei sõida, täit hooaega kaasa, aga ma olen ikkagi jätkuvalt seisukohal, et kui Ogier sõidaks täie hooaja kaasa, siis neil läheks Kalle Rovamperaga tõsiseks võitluseks. Ja võib siin öelda ka, et Kallel oli punktikattel parim stardipositsioon, sinna kanti läheb 1 sekund tema ajast, eks, aga muidugi etteaasta oli vägev. Seal ei saa midagi öelda. Ütle mulle, kas Räägi. Ma tahtsin öelda just, et eile võtsid ka soomlased jutuks, et kui meil on õnnesärk ja hõbelusikas suus, siis küsiti, et Kallelt, et kas ta on õnne tähe all sündinud. Ja selle peale ta ütles, et kui Ožeed ja kõik Tšeriid sõidavad ennast sodiks, siis mis siia puutub minu õnnetähte. Aga ta ütles ka, et ka temal oli mitmeid momente, kus võinuks juhtuda, aga ütles, et ma suutsin neid momente vältida ja Kai Lindström, kes on siin tiimibossi ülesannetest, kuna Jari-Matti Latvala sõitis võidu Jaapanis, siis tema ütles, et Kalle Rovampera edu võti on see, et ta näeb ära ohtlikud kohad, kus ta gaasi ei suru ja nendes kohtades, kus oht on väiksem, seal ta paneb gaasi põhja ja sealt ta teeb seda vahet, et ta suudab eristada nagu häid olusid kehvadest oludest. No sa tõid Lindströmi just mängu, ma tahtsingi tegelikult küsida järgmise asja, väga hästi sobivalt läheb, et Toyotal kaksik võit, eks ole, Rovamperal MM-sarja kokkuvõttes 200 punkti, lähime jälgitaja on tiimikaaslane Evans, 167 ja Neville on juba, mis ta siis on 66 punkti kaudusel, aga Latvala 2 rallit järjest ei ole, tiim saab ilma hakkama, kas tiimi peal töö on maailma kõige mõttetum töö ja seda seal ei olegi sellel mehel mitte mingit rolli, et võibki vabalt jätta kõik vahele? Tegelikult, kui tegelikult Latvala on ju seda ise ka välja öelnud, et tema on selline juht, kes laseb spetsialistidel töö ära teha, tema on seal keskel, ütleb, et see oleks vaja korda teha, see oleks vaja korda teha, see oleks vaja korda teha, ja ta ütles, et ta on tegelikult rohkem nagu meediapersoon, et erinevalt Tommi Mäkinenist, kes tahtis kõik ise teha. Ja Kai Lindström, ta on ju spordidirektoriks, et tema paneb strateegia paika. Tema annab käsud, kui on vaja kellegi hoog maha võtta või kedagi oma tiimimees mööda lasta ja kõik see ju strateegia paneb paika Kai Lindström. Et tegelikult selles mõttes on Jari-Matti Latvala on väga, väga tark juht, et laseb igal ühel teha oma tööd ega sekku sellesse. Ja kuidas siis üleüldse selle Treikas käigu nüüd, ma eeldan, et see õhtul hakkad siin kodupoole tulema, et kuidas üleüldse siis selle Treika ralli kokku võtad, et päris seda muda, mida eeldati, et seda päris ei olnud, aga ralli oli see eest vägev nagu Treikas alati? No ütleme niimoodi, et ma ei ole täiesti kindel, kas ma tahaksin näha seda rallit, kus ralli üks autodest sõidab ralli puhtalt läbi ainult 2, ehk siis Kalle Rovampera ja Dani Sordo, kus juures Sordo just saigi jälle tõusis poodiumile ja oli oma etteastega rahul, et mulle see romurallide süsteem nagu väga ei meeldi, et mulle rohkem meeldiks see, et kui käiks
sekundite mäng ja võitlus lõpuni. Noh, nagu käis Sordo ja Evansi vahel teisele ja kolmandale kohale. Oli vähemalt mida natukenegi jälgida. Aga noh, paraku Kreeka ralli enamasti on see ja ootame Tšiilit, seal läheb võib-olla tihedamaks see asi kõik. No Treika üks võlu võib-olla on, ma hakkan võib-olla siis lõpetama, et lasen sul tööd ka teha, et üks võlu Treikal muidu ilmselgelt on ju kulinaaria. Kas sa tahad ka eilse kulinaaria nurga ära teha, et kas ikka tasus minna? Ja ei, ma kiirelt teen selle kulinaaria, vaata kui Luciano Pavarotti, kuulus ooperilaulja ja suur gurmaan ja suur guljaši austaja. Kui ükskord tema läks siis guljaši sööma ja talle port lauale pandi, siis tema ütles, et olen elus näinud palju guljaši, aga nii vähe guljaši ei ole ma näinud mitte kunagi. Ja mina tahaks vastupidi öelda, et ma olen näinud palju toitu, aga nii palju toitu, kui siin Kreekas lauale pannakse. Ma kahtlen, et kas olen näinud, et eile kõigepealt astusin restorani sisse, tellisin siis juustuga täidetud paprikat, mis olid grilli peal soojaks lastud, neid toodi mulle lauale tükki 4. Need pikad jooksed rohelised paprikad, mida oli ilmselgelt palju. Siis enne seda oli siis restorani omanik tulnud ja toonud mulle siis kaks võileva kastet, kreeka jogurti ja siis selle feta juustu peal ääretult maitsvad siis pluss krõbe leivad ka veel sinna kõrvale, eks, no et kuidas sa jätad ka seda söömata. Nii, ja siis kuna mul on iha nii-öelda taluvorstide vastu, siis mõtlesin, et vaatan, mida talumehed Kreekast vorsti sisse panevad ja teevad ja need tegid ääretult maitsvad vorstid, aga ma ei ole kindel, et veerandist sealt tehtud vorstid on vaja mulle ühe korraga taldrikule panna. No selge. Ma arvan, mul on tunne ralli, sa Jaan peaks hakkama ikkagi mingi oma totranduse podcasti tegema, et rääkima lihtsalt oma kogemustest pikas elus, et võib-olla saaks ka päris asjaliku saate. No, igati nõus, aga ütleme, et jälle, ühesõnaga, minu sööt läks maksma 10 eurot ja sellega ma oleks saanud ilusasti oma abikaasaga koos kõhu täis ja oleks nii-öelda Kreeka kassidele ka natuke vorsti jäänud. Kuule, selge. Kuule, lasen sul siis tööd teha, eks me ootame su kommentaari ja videosid ja ludusid ja kõike, mis sa seal veel täna teha jõuad ja edas midagi, et turvalist koduteed, et mõistust vist enam ei pea soovima või peab ikka? Ikka veel natuke mul on siin teha, ma kõigepealt pean sõitma Ateenasse hotelli, sellepärast meil siin pressiruumis muide ei ole konditsioneeri tööta ja siin on sama palav kaidaseks 28 kraadi, ma olen umbes 7 liitrit vett ära joonud ja ma lähen sinna hotelli, seal on loodetavasti jaheda, no seal ma teen oma lood valmis, aga video peaks ilmuma üsna varsti. Vot selge, kuule, aitüma ja jõudu! Ja meie siis vaatame natuke edasi, võtame selle ühe võitja ka veel läbi, et kui meil üks mees pani hullu ja võitis ralli 1 arvestuse, ehk siis Kalle Rovampere, ega siis ralli 2 ei olnud nagu natukene, ei olnud vähe teistmoodi asi, et Mikkelsonil läks reedel 3 katsel järjest rehv ja siis ta täna väga ilmekalt selgitas ära, et peale reedet näis kõik tume ja siis kaardil juurde mõtlesime fakrit, et lähme paneme hullu, et meil pole midagi kaotada, et lähme ajame, udjame. Ja vend udjas end, ma ei tea, teistel korras 2 minutit äkki sõitis tuimalt tagasi. No ütleks lõpuks ometi, sest tegelikult ega me Mikkelsonilt kuuleme seda juttu väga tihti, et ta tahab domineerida seda klassi. Aga ta oma võidud tavaliselt siin vähemalt see hooaeg on võtnud niimoodi, et ta nagu hindab, mida teeb Solberg näiteks sees on ja ta teab, et Solberg nii kuskile võssa ennast lõpuks sõidab ja läheb sinna puid raiuma, aga ja siis ta tuleb ühel hetkel ja võtab selle ära, et ta ei hakka seal nagu väga pushima selle tempoga. Aga täna või see nädalavahetus ta ikkagi nagu näitas reaalselt, kuidas on võimalik selle autoga sõita ja mitte kellelgi ei olnud mitte midagi vastu öelda Andreas Mikkelsoni kiirusele. Et selles mõttes lõpuks ometi me nägime ära, et tal on see kiirus olemas jätkuvalt, mida me liiga tihti ei näe. Nii et ideaalne ralli tema poolt ja suurepärane töö. Ei oleks uskunud, et peale 3 rehvi purunemist on võimalik niimoodi tagasi tulla. Siin on küsimus on Markolt tulnud, kuna me nii siin küsimusi siin ette loeme, et ma tänan kõiki küsijaid, sest ilma teieta me seda saadet ei teeks. Siis Mikkelsoni kohta küsimus, et miks Mikkelsoni auto on alati nii puhas võrreldes teistega?
et kas kiirus tal on, aga kas tal on puhtam sõidujoon? On küsimus Markot. Ma ei usu väga, et see nagu seda autot oluliselt puhtamana hoiab. Ma ei tea, võib-olla ta enne katset seal ise lapiga nühib seda. Ma ei oska sellele küsimusele vastata, aga ma ei taha uskuda, et see on kuidagi sõidujoonega seotud. Igal juhul, kui seal sõita rahulikult ka, ma arvan, läheb see auto mustaks. Jah, et siis fikseerime selle ralli 2 ära, et teisel pool võttes Greensmith, 3. Rossell, 4. Formeau ja 5. Munster. Kusjuures nüüd jõuame Munsteri juurde. Munster, Chilis, ralli 1 autoga peal. Ta ütles päris huvitavalt, et nagu vaatad, et nagu mõnes mõttes ei ole ju taset, et minna ralli ühte, eks ole. Ja ta ütles, et näed, mu ees ju kõigil teistel on, et mis mõttes, et ma pean ka, et see äkki aitab mu kiirusele kaasa. Ei, tegelikult on point õige. Üldse ei ütle, et see nagu vale point on ja kui ta suutis selle idee maha müüa Serderidisele, et tema autoga saab ta seal sõita ja see nagu läks läbi, miks mitte, see kindlasti aitab kaasa ta kiirusele. Ega kui me võtame ees, kes tal seal ees sõidad, ongi ju Mikkelsen, WRC kogemus, Solberg, Formeau, kellelgi veel kindlasti, kes seal on, et kõik on sõitnud ralli 1 või WRC autoga, küll aga saanud rohkem sõita, et tõenäoliselt selle ühe ralliga nagu võib-olla liiga palju ta ei jõua veel seda infot koguda või selle kiirusega harjuda. Aga ma usun tegelikult, et vaatame, mis see hooaja lõpp toob, et ta teeb selle Chili ära ja mis siis edasi saab, kui ta ralli 2 tagasi tuleb, aga tegelikult ju loogika ütleb ju seda, et kui ta saab kiire autoga sõita, harjub juba natuke selle suurema kiirusega, siis tuleb ralli 2 tagasi ja tema jaoks nagu kõik juhtub aeglasemalt. Et loogika ütleb, et see võiks kaasa aidata muidugi. Ja kes mõtleb, et Mitch Luxemburgi lipu all sõitja saab Kreeka mehe masina, siis tegelikult Serderidis on oma rikkusäkki isegi Belgias kokku ajanud, et on väga tugev Belgia juured, et ta on Kreeka beltlane, aga sõidab Kreeka lipu all ja minu meelest Munsteril oli kas isa või ema beltlane, et tegelikult mõlemad on poolbeltlased sisuliselt, ehk siis sealt tuleb see side. Ja siis teine asi, mida mitte see ei ole Marko küsimus, nüüd on see minu küsimus. Kas sa tead, kus saab vaadata väga palju spordiülekandeid ja tead, mis tööriistadega saab täristada mõnur? Tead? Metapove. Sa oleks pidanud ütlema, et ei tea ja siis ma saan öelda, et paneme kõlli. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. No nii, ja lähme edasi, et võtsime vahepeal lapid peast ära. See üleminek läks nüüd luhta. Proovime nüüd ühte teist asja, kas läheb luhta või mitte. Et mõtlesin, nuputasin täna tööle minnes, kuidas seda rallit üldse oleks natukene võib-olla põnevam kokku võtta või lihtsalt öelda, mis siin juhtus punktigatsile kõik. Siis ma mõtlesin välja, kas me paneme auhinnad. Mõtlesime auhinnad, mul on küsimus, mina andsin 3 nominenti, kui sul on mingi väga suur palve, et tahaks kedagi veel lisada, siis sa võid öelda. No võtame ära, siis vaatame, kus me oleme. Jah, et suurim õnnestuja, see oli Ralle Rovampere, seal pole küsimuski. Rovampere rikkus selle kategooria ära tänu sellele, et ta oli nii ülivõimas, muidu võiks saanud võib-olla mingi Toyotast või millestki rääkida, aga las see Rovampere olla. Läheme siis sealt hoopis, et kes oli nädala õnneseen. Mul on 3 nominenti. Esimene neist on Evans, põhjus lihtne. Tuli lõhkus masina ära, see mõttes, et tuli vaevu tuli finišisse, vaevu saadi masin korda, aga lõpuks läbi kõige selle teine koht. Ja MM-sarjas on veel tiitliheitluses, selles mõttes arvestades kõike. Ta oli küll aedlane, mitte midagi säravat ei olnud, aga lõppkokkuvõttes ta võttis ikkagi maksimumi, julgeks öelda sellest nädalavahetusest. Teine on siis Sordo, keda meie oleme kirunud, aga näed, mees tuli veeres rahulikult ära 3. kohale oma Hyundai'ga. Ei midagi erilist, ta taaskord suutis puhtalt läbi sõita ja 4. ma pakuks siis sellise mehe nagu juba teist läbi kuulus Serderidis, kes sõitis tõenäoliselt oma viimase MM-ralli ja tuli lõpuni, mis on nagu arvestada seda, et kui paljud siin tee äärde jäid kõigil miljon mure, siis ta tegi ära, oli rahul, et oli esimene kreeklane, parim kreeklane ja nii edasi. Ehk siis kes sulle nendest sa valiks õnneseeneks ja miks? Et see on selline hea lahtine küsimus ka rääkida meeste rallidest tegelikult. No siin on, ma arvan, üpriski lihtne, et ma 2 meest kohe välistaks, on Serderidis ja Sordo. Evans, ma olen täitsa nõus, et tegelikult nii-öelda õnneseenda võib-olla oli, et
et auto oli katki, kaotus tuli suur, aga sellegi poolest püsib, mitte ainult ei lõpetanud rallit heal kohal, vaid püsib ka tegelikult tiitli konkurentsis täiesti sees. No Sordo puhul ma ei saaks öelda nüüd või tahaks tegelikult seda nagu väga välja öelda, et tal nagu jube õnnes, sest olgem ausad, selle tempoga, täna oli okei tempo, aga et see tempo, mis tal siin 2 rallipäeva oli, no ma ei taha küll nagu jälle kritiseerida, aga tegelikult nagu kohati piinlik, et tegelikult selles arvestuses selline mees pannakse Hyundai autorooli, tegelikult nagu tahaks mingit paremat kiirust näha. Aga täna on olukord selline ja ma saan aru, et oli veel jube tänulik seal lõpus, et see võimalus tal anti ja et saab veel seda võimalust, et lasta see selle aasta seda ära, aga ma tahaks loota, et järgmine aasta ikka natuke üllatatakse ja Hyundais oleks sunnine kindlasti tema asemel, aga miks mitte ka 4. autos mõni üllatus veel juures. Näiteks Ott Tänak. Näiteks Ott Tänak. Et selles mõttes, ütleme Evans ja Sergeriidise puhul, ma tahan küsida, kas sulle meeldib? Mina olen seda alati vihanud, et see vend töristab seal vahel. Mind häirib, et ta on seal, see on Totter, mingi 60-aastane vend avab teleülekande. See on jälle see, et me räägime teleproduktist ja meil on tõesti, see ei ole ju normaalne, see on umbes sama, et ma ei tea, NBA klubi omanik paneme enda algviisikusse, see ei tohi olla, sellist asja, see on tippsport, sellist asja ei tohi olla, et ta on äge pull, aga ta oli nagu valel ajal vales kohas, et jah. Nõus, ta võib ju sõita, ta võib selle autoga sõita, aga jah, teleülekandesse ei oleks teda mõistlik panna sinna ette, et tulgu nagu pärast. Et selles mõttes ma olen jumala nõus ja ikka, kui me räägime jälle sellest, et ala on vaja populariseerida, et ütleme, tuleb uus inimene, paneb kogemata nüüd siin Eestis võib-olla, paneb selle Go3 käima või mis iganes need kanalid on ja järsku Sergeriidis sõidab seal, töristab, vaatab mingi päss sõidab selle, ei tundu eriti seksikas spordiala ausalt öeldes. Et selles mõttes ma usun seda sama, et seal võiks olla ikkagi selline tippmäng võiks olla vähemalt eetris. See, mida tagapool tehakse, vahet ei ole. Jah, et ja siis punkti vahel loeme, et siis Roompere Evansi vahel kokkuvõttes, ütleme nii, et nüüd on Neuvill ka mängust teeles. Tänak oli enne seda rallit ja nüüd peale seda on Neuvill, et MM-tiitli jagavad Roompere Evans, kui kuulus Madis Kalvet arvutas punktid õigesti kokku meil uudised, siis on nende vahe 33 punkti, et 33 või? On vist nii. Võib-olla Kalvete eksise arutamisel ma ei välista, ikka juhtub. Aga... õigus, 33. No, ei ole üldse palju tegelikult, kui ma ütlen, 3 rallit on minna. Kõike võib juhtuda. Mure on ainult see, et Evans ei olnud üldse kiirust see nädal tegelikult. Et ta oli lootusetult. See mõttes, kui me võrdleme neid kaht meest. Et see on küsimuski, et selle ralli pealt mõelda, et kas Evans võiks olla mõnel järgneval rallil kiirem kui Rovanpera puhta sõiduga, siis tundub, et pigem ei. Jaa, ega selles mõttes, et siit nagu selline väga lõpus läheks selline väga nagu pingeliseks, see on ikkagi Rovanpera eksimust vaja ja ebaõnnestumist. Et 37 või 33 punkti on nagu selline, ütleme, piisavalt mugav vahe. Rovanpera puhul muidugi teda väga ei huvita, kas on vahe või ei ole, et ta ikkagi läheb sõitma ja paneb täiega, nagu me oleme aru saanud. Et puhtasõiduga Evans kindlasti seda ära ei võta, seal pole küsimuski. Me lihtsalt siin, et see lõpuni püsiks see põnevus, on vaja Rovanpera ebaõnnestumist. Ma ei taha tal üldse halba, mulle Rovanpera väga meeldib, aga lihtsalt nii-öelda sellest põnevuse vaatepunktist vaadates siis jah, midagi jälle teha. Ta on küll matemaatiliselt seal võitluses sees. Ja võt sellepärast oligi Evans nädal õnnesen. Ma pearsin mingi kategooria. Kaspar Ruusi nimeline õnnesen auhind oli see. Järgmine rest oli nädala ebaõnnesõdur. Ehk siis pakuks, siin on lihtne, kas see oli Thierry Neuville, kes esikohalt lõhkus masina ja jättis päeva pooleli. Oli see Sebastian Ogier, kes esikohalt lõhkus masina ja jättis päeva pooleli või siis oli see Ott Tänak, kes 5. rallit järjest oli hädas oma Fordiga. Ehk ma teen siin kohe ühe jätkuküsimuse ka, Aivari küsimus, et millise valemi või loogika alusel määravad kohtunikud sõitjatele ajalisi trahve? Ma teen siit ise ka edasi arendus, et kas Tänakule kohe olukorras, kus on nii vähe WRC autosid sellise hilinemise eest, ta põhimõtteliselt üldse konkurentsist välja lükata, et kas see on praeguses olukorras üldse okei, ja kas superralli puhul, kas see 10 minutit, kas see ei ole liiga palju, et räägi see loogika lahti kõigepealt ja siis natuke on siis Kaljuranna küsimus otsa, et kas võib-olla oleks võiks mõelda sellele, et ma ei tea, kui juhtub midagi paha teed, et tuleb minut, mitte 10, et lihtsalt, et
meil oleks konkurentsi, mitte ei oleks selline asi, et on 2 minutit vahe, siis on jälle 2, et oleks natukene mingit põnevust. No võtame alguses selle Oti olukorra, et no jah, ma ei tea, paned oma sinimust-valged prillid ette, siis võib-olla tuleb selline loll mõte vähe, et ei annaks Otile see trahvi, aga me räägime ikkagi nagu selgetest reeglitest, et kui me räägime nüüd Rally Estonia olukorrast, on ju, kus see 5 minutit oli väga debiilne, et ralli polnud alanudki, või me räägime nagu siin, kus oli selge hilinemine ajakontrollpunkti, siis siin ei ole nagu võimalik kuidagi nagu mööndusi teha, et see on reegel ja siis võiks nagu igaüks hakata neid vahetusi tegema, ütlema, oi kuule, midagi oli jälle pahasti, et vahetasin ka veepumpa. No see 3-40 küsimus on, kas see võiks olla minut. Minutit sõitja ei võta ju keegi, et selles mõttes, et 3-40 on ju ikkagi päris karm. See ju ikkagi ongi see, et... No aga selles mõttes ikkagi, seda ei saa niimoodi teha, et seal peab ikka mingi selge reeglistik olema paigas, mille järgi kõik nagu aru saavad, et ei ole nii, et nüüd midagi juhtub, siis hakkavad kohtunikud arutama, et kuule, et meil oleks ikka vaja see üritus siin põnevaks teha, et ärme anna üldse talle trahvi. No see nii ka ei saa sporti teha, et mingid reeglid peavad olema ikkagi. Selgite Aivarile siis lahti käe, et miks sai Tänak 3.40? Kuidas see arvutuskäik oli? Ma praegu ei tea, mitu minutit hilines. 22 minutit. Iga hilinenud minutist saab 10 sekundit trahvi, kui ajakontrollpunkti siis. Ja see 10 sekundit on minu meelest isegi täitsa okei. Kui sa lähed 1 minut varem sisse, saad minuti trahvi. Et selles mõttes see 10 sekundit on minu meelest täiesti okei, et kui sa ka parandad oma autot, sul lähebki 5 minutit kauem näiteks, siis sa saadki oma 50 sekki trahvi ja nii on, et hakata nüüd, ma ei tea, minut aega 1 sekund, siis mul ongi ausalt öeldes mõne katse peal mõistlik hilineda, et saada parem stardipositsioon, et võtad selle, ma ei tea, 10 sekundit trahvi stardid tagant otsast, et nii ka päris ei saa. Et selles mõttes need reeglid peavad ikkagi ja trahvid peavad olema sellised, et mingid lollusi ei saaks tegema hakata. Ja see 10 sekki minuti eest hilineda tundub, see ongi täiesti okei ja arusaadav. Kas on mingid asjad ka, kus pole reeglid nii selged, vaid on ujuvad rohkem, et ongi see, kus on kohtunik enda vaatavad näo järgi, et okei, see on Ogier, talle me paneme minuti ja siin on, talle ei pane minutit ja siin on, ma ei tea, kuulus Septeriidis, tema saab sama asja minutit. No, on küll ja tegelikult see sama olukord, millest Ogier sai 2 mintsa vist trahvi, oli 2 mintsa ilma rihmadeta sõitmist. Et see on selline nii-öelda siis kohtunik otsustada, mis seis on. Võib teha hoiatus, võib teha rahalise trahvi, võib teha ajalise trahvi, et see on juba nii-öelda kohtunike ja žürii otsustada. Et selles mõttes Ogieri puhul see ei olnud esimene kord, seda on ka varem juhtunud. Et kui oleks esimene kord, siis tõenäoliselt oleks nii-öelda laua taha kutsutud ja küsitud, mis toimus. Aga siin oli selge nagu rikkumine ja mitte esimest korda, et siis tuli see litakas ära. Ja nüüd minnes ringiga selle kuulsa kategooria juurde, et nädala ebanesõdur, et kelle sa paneks, kas Ogier, Neville või Tänak. Ma võin oma, et Ogier küll ütles finistis, et tegelikult juba kodus olla ammu, et ma lihtsalt tulin ja tegin ära, et viisakusest enam. Aga Neville'i puhul oli ikka see, et see välja siit tähendas seda, et ta tutvus MM. Ma ütleks ka Neville, sest esiteks ta oli liider ja ma ütleks, et Neville oli see nädalavahetus grammi võrra tugevam kui Ogier. Ja ikkagi Neville sõidab täishooaega, Ogier ei sõida tiitli peale, ei sõida täishooaega. Et selles vaatepunktis Neville on kõige suurem nii-öelda, mis see oligi, ebaõnnestuja või? Ebaõnnesõdur. Ma ajakirjad, ma kasutan ilusaid epiteete väljendeid. Oti puhul ei saa seda öelda, sest olukord oli halb, auto saadi tööle, aga ikkagi päris head punktid käes, nii et seal nagu see ebaõnn, ütleme siis, ei olnud nii suur ebaõnnesõdur kui Neville. See järgmine kategooria on selline, kus sa võid ise pakkuda, sest et ma ei ole ühega päris rahul siit naruni, et mis oli nädala üllatus. Esimene oli see, et Kreeka teed oli heas korras, rääkisime muda, kõik ratsed lühemad, kas üldse sõidetakse, tegelikult oli väga okei. Teine oli see, et Ogier katkestas esikohalt, mis on selline asi, mida tegelikult enam vaikselt ei kujuta ettegi, et Ogier tavaliselt tähendab, kui ta on esikohal, siis ta on esikohal. Ja kolmas oli see, et peale seda, kui M-Sport lakkas ühel päeval töötamas, siis Lube ütles, et käige perse, et ma rohkem ei sõida. Et sellist asja tegelikult ma ei mäletagi mingist ajast, et sõitja ütleks, et teate, ma ei lähe, mul aitab, et milline nendest oli, kui see juhtus või Kreeka teed oli teadkorras see juhtunud, see oli pikk protsess, aga mis nendest juhtunutest oli selline, sa nägid, mõtlesid, opa. Ma ei tea, võib-olla nendest valikutest see katsete olukord, et tegelikult oli teada, et ilm läheb heaks
oli teada, et on soe ja oli teada ka, et on päris kohati selline korralik tuul, et see peaks nagu kiiresti kuivama, aga et need tegelikult nii head olid, ei osanud arvata. Võib-olla see valik nendest, aga kui nüüd rääkida Lubee olukorda, siis tegelikult täiesti arusaadav ja üllatanud üldse, et ma oleks ise täpselt seda sama teinud, et sul on 2 varianti, kas sulle kirjutatakse see 300 000 tšekk pärast rallit või sa ütled, et sa ei sõida ja sulle ei kirjutata seda. Et siin on selge, nagu väga selge otsus ja arusaadav. Ja Ogieri esikohalt kukkumine, ikka juhtub, ralli. Ikka juhtub jah, et selles mõttes see ralli jumal on hoidnud küll teda, et ta pole ralli jumala tütterga mananud, nagu Mikkelsen siin üks päev, ikka Mikkelsen palusis standards, mul on tunne. Et see jah, kuidagi ka väga ei üllatanud. Aga võib-olla veel lisaks selle siia, et Kalle Roompere Power Stage'i kiirus ikkagi veidi üllatas, sest nagu sa ka ütlesid, et Kalle värises seal katse lõpus, et see oli nagu nii suur pingutus ta poolt tegelikult ja see oli niivõrd raju tulek ja sellise olukorras, kus sul on palju, 1,5 mintsa oli selja taga, minna veel sellist riski võtma ja ta ütles ka veel, et neid momente ka veel oli, et ta suutis selle ära teha puhtalt, müts maha ja võib-olla see oli ka see. See muidu oli juvem tormihoiatus, et ta seal lõpus ütles, et ta läheb punktikatsel alati pingutama, et ta vist ütles konkreetselt välja, et täna võib-olla kui ise jäid üllatus, et Rovanpera läks, siis edaspidi järgi üllatuga, et ma olen sõidumees ja auto on suurepärane ja ma annan tuld, et ma räägin. Seepärast mul meeldib kohe seda saadet kohe ralli lõppu otsa teha, et võib-olla muidu tundi hiljem Jaaniga, võib-olla parem rääkida, näed ilusat Jaani nägu, nüüd pidime telefoni kaudu, need emotsioonid on kohe vahetad, et see, mis see Rovanpere, puum, see vend on äge, ma ei saa mitte midagi teha. Ega mul oli sama, kui ma seda viimast vaatan, siis nagu kananahk tuleb juhule, aga vaatad seda laivi, et kas ta tuleb lõpuni selle tempoga, et kui me vaatasime enne eelmisi autosi, et nagu tuleb 0, mõni suudab, seal oli ju tuhandikest käis jutt, et kes kui palju nagu siin võidab ja siis tuleb Kalle Rovanpere, paneb lihtsalt 2,5 sekki, et nii, et ega seal sõitjate riviis olla, kes need teised sõitjad ja mõelda, et tahaks ka tiitli peale sõita, siis tegelikult natuke nagu võiks hirm sisse tekkida küll, et kurat, kas siin üldse on võimalik tiitlit võtta nii kaua, kui Kalle sõidab? Kes või, paneme siis, kui ma paneme, et Reika teed olid üllatus, seda ei arvanud üldse, et põhimõtteliselt oligi üks katse, oli vist selline märg, oli see laupäeva esimene. Jah, nii oli, et tegelikult üldiselt ikkagi üllatavalt hea. Jah, kes oli nädala latjalt mine, et siin mul on variandid 5. lõpetanud Esapekka lappi, et okei, tal olid erinevad, tal olid kõik jamad eile, mis autol saavad olla, aga võrreldes Neuvilliga ta ei olnud kordagi põhimõtteliselt konkurentsis, ta oli selgelt aedlasem kui Neuvill, mis on selles mõttes igati üllatav. Teiseks Ratsuta, kes samamoodi ikka tuleb neid abstratraid sisse, ikka pole seda päris kiirust, et ta vist ütles ka päris katse lõpus seal enam-vähem, et siin ei tulnud ikka üldse välja, et või siis M-sport tervikuna ehk et mis see etapp siis oli, et põhimõtteliselt 2 veepumpa ja Formao auto ei püsinud ja üks mees ei tahtnud üldse sõita ja et kelle sa 3 tõtaks? Paneks M-spordi kindlasti piinlik, aga sõitjate poolt ma isegi paneks Lappit võib-olla, sest Lappi tõesti maadles selle autoga ka nii kohutavalt palju. Aga kes läks täiesti nagu latjad läbi on Takamoto Katsuta. Ma saan küll aru, testi ei saanud teha ja ei saanud oma seadeid paika. Aga tegelikult on 4 hooaega istutud selles autos. 4 hooaega, seda on palju. Ja kõige rohkem võib-olla häirivadki need mingid tobedad vead, mis ta teeb. See täiesti nagu tobedad vead, mingid vaikse hoo pealt spinnid ja asjad, et see peaks olema olemata. Et tegelikult Katsuta õnneks on ta hetkel ainuke jaapanlane, kes seal saab istuda, aga Toyota juba koolitab uusi rallisõitjaid välja, sõidad siin Euroopa meistrivõistlustel ja käivad ka MM-rallidel oma esiväeliste Cliodega sõitmas, aga et ühel hetkel on talle sealt juba kanna peal astumas mõned sõitjad, ma arvan, et ta peab nagu hakkama vaikselt kokku võtma, sest ma räägin, 4 hooaega on juba sõidetud, siin tegelikult tahaks näha sellist, ma ei räägi jälle nagu mingi katsete võitudest kogu aeg või mingi ralli võitudest, ma räägin tegelikult lihtsalt stabiilsusest ja stabiilselt kiiresti sõitmisest. See on nagu kõik, mida talt tegelikult oodata, nii et paneme Katsuta. Jah, sobib siis. Mis oli nädala parim tsitaat? Siin ma arvan, sul ei ole meeles, mul on siin 3 tükki sulle välja valitud. Üks on selline esimene on Ott Tänaku oma, et mulle tegelikult meeldis see Tänaku, et mis ta ütles enne rallit.
et võib-olla sellepärast peale seda võib-olla saab natuke pitchida ka selle ralli kallal, et mulle see lause meeldis, et promootor ja FIA peavad millegi väga uue ja värsked välja tulema, et lahendust ja uuendust on vaja, sest sport on jäänud kinni 90-ndatesse ja järgmist sammu pole edasi tehtud. Ta väga palju, ta ei ole väga palju tegelikult. Pole väga sõnavõtt selle teema. Jah, et lõpuks ometi võttis. Tegelikult ei värskendav näha, et tegelikult võiks, mul on tunne, et on, et see on hea, kui Tänak ütleb selle välja, see on hea, kui Neville ütleb välja selle, meetris sõidavad iga nädalaselt. No sellega saab ainult aus olla. Ma räägin, see tänane päev oli ka, et no mis on, et sul on ratse on 1-8-9 siis kell 1. No see ei ole ju tervikuna vaadata asi, sul ongi kes tahab seda nii vara hommikul vaadata, ma arvan, kas sa vaatasid esimest otsast lõpuni, ma arvan, sa ei vaadanud. Ei vaadanud ja ma vaatasin tegelikult ainult Power Stage'i täna ja ülejäänud ajast lugesin live-blogi, sest no ma pole üldse pühapäeva fänn ja võib-olla isegi vihkamine on küll tugev sõna, aga ma arvan, et see on lähedal sellele, mida ma pühapäevast arvan. See on selline asi on olemas nagu spordiviha. See on umbes see, et ma vihkan mingit sportlast või mängijat, see ei tähenda, ma päriselt vihkan, et see on spordivihkamine. No siis mul on spordiviha pühapäevade vastu, sest see on ma täiesti 100%, me pidimegi täna eraldi rubriigi või kategooria tegema jälle. Sinna me saame seda ka veel teha. Vingumisest, nii et jätame need vingumised sinna. Sébastien Ogier, see lõpulause tahtis lihtsalt koju minna, see oli nii hea, see oli lihtsalt nii hea, selline aus, konkreetne kokkuvõte ja siis kolmas on jälle Ott Tänak. Kui see on mu lemmiklause, et mina ütlen rohera, et see on tegelikult võitja, et see on, et kui Jaan küsis siis, et see veepumba kohta, et veepump ei ole keeruline osa, siis Tänak vastas, Jaan, ajakirjaniku töö ei ole ka keerulisena, sinu töö ja veepumba töö on mõlemad omamoodi keerulised, see on lemmiklause sellest nädalast. See on parim. See on parim, et nädala tsitaadi autor oli Tänak väga hea. Mis oli nädala meelde jäävam kiiruskatse, mul on ma arvasin, et see on põnev asi, aga kuna see punktikatse tegelikult oli nii põnev, et siis ma annan sulle variandid. 10. kiiruskatse on see, kus Neville sõitis läbi audu, kõik ralli katsmasinatega juhtus midagi. Kajatanovitš veetakistus, see läks just kõigil läks rehvid või asjad, lõpuks ralli katsautod ei jõudnudki ruhudi ja Neville kaotas esikoha. Teine oli 12. kiiruskatse ehk Ogier rehv ja Lappi lasi ainult tagaveoda oma vana rooli BMW-ga. Ja Tänak tulis 4. või siis see punktikatse, et kui sa mõtled selle rallile järgi homme, mis oli see nagu holy shit, ma tahtlustan, et see Rovampera vist selle viimase sõiduga. Ja ma ütleme nii, et üldiselt ütleks see 10. kiiruskatse, aga tegelikult kui ma nüüd mõtlen ilmselt nädala 2 pärast sellele tagasi, siis tegelikult ikka Power Stage'i ja eelkõige, tegelikult ütleme, see Power Stage oli üldiselt ise põnev, sest seal olid tõesti nii väikeste vahedega tulid, et ma ei saa öelda nüüd, et ainult Rovampera sõit mulle jääb nagu meelde eredalt, et tegelikult see, mida tegid teised sõitjad ees, oli äge. Ja siis tuli Kalle. Et ma arvan, et lõpuks jääb see Power Stage rohkem meelde kui see 10. kiiruskatse, aga see 10. oli ka ikkagi ülipõnev just olude pärast ja no juhtus ka kohe, et olud oli keerulised ja hakkas juhtuma, et selles mõttes ma ütleme, et ise annaks sellise viigi nendele. Eks sa me teeme contenti, boom. Kurat, no selge. No jääb ikkagi viik. No okei, siis mina saan hääletada, ma ütlen, et jääb punktikatse, ehk Trammeni oli see vist. See oli pull. Siis mulle veel, see ei ole, ma võtsin selle formaadi ilmselgelt muidugi grupeerisin seda, ma eeldan, et see on Gunnari oma, mina ei ole sellist sõna mölatus igal kasutanud, aga kuna see oli seal olemas, siis mõtlesin, et see on naljakas sõna, et miks mitte. Nädala mölakas, mul on selle 3 kandidaati, võid veel mõne välja mõelda. Tullista. Esiteks see mees, kes kraavis pilti tegi ja töllerdas seal sisekurvis, mees sai väga kuulsaks, katse katkestati. Tegelikult mul oli, ma mõtlesin, et mul kuskil oli ka, et see õnneseen, et see vend, kellest see Linnamäe auto üle põrkas, et seda läks sinna panna. Ja see nädala mölatud kõik need fännid. Teine on siin see mees, kes mõtles välja, et laupäeval peaks alustama 7 hommikul ja lõpetama 7 õhtul. Et see on minu enda traagika, 13-14 tunnine tööpäev. No, ma ei tea, kas sa seda Järveoja seda jõudsid lugeda või, mis ta rääkis, et kõige, mis on kõige raskem sel rallil, ütle jah või ei, kas jõudsid? Ei jõudnud. Vaat siin täna rääkis Martinson Järveojaga, et teedeks on ja, et keha peab vastu sellele, aga suur probleem on unevõlg. Ööd jäävad lühidaseks, mina olen üsna suur unega, et sellest võlast taastumine võtab aega. Ehk
et blablabla, et saame eelmisel õhtul videot kiiruskatsetest, et neid peab siis üle ka töötama, et ma täpselt ei oska öelda, millal marrama saan, aga selgelt liiga hilja. Et laiast astus sul mehed tegelevad spordiga, mis on ohtlik, olgem ausad, see ei ole mingi naljasport. Sul on põhimõtteliselt seal autos istuvad, ja see ei ole ju ainult Järveoja probleem, see on riigi probleem. Istuvad mehed, kellel on 13-tunnine tööpäev, roolis kõigepealt, ja siis nad hakkavad järgmiseks päevaks, eks sulle ette valmistama. See tähendab, et nende tööpäev ongi, ma ei tea, ma võib-olla ei liialda, me ütleme 20 tundi, 4 tundi und. See on ju selles mõttes, see graafik on ju jabur ja kelle kuradi jaoks me alustame kell 7 seda hommikut, et mille pärast? Ja, võtame selle kokku niimoodi, kui me räägime ühest päevast, nüüd ei ole hullu teha sellist 20 tunnist tööpäeva, aga tegelikult see nii-öelda töönädal ei hakka ka neljapäeval, nagu meie seda jälgima hakkame, vaid see hakkab teisipäeval peale või tegelikult isegi esmaspäeval, kui sõidetakse kohale nii-öelda sihtkohta siis. Ja teisipäevast hommikust alates kuni pühapäeva pärast lõunani on tummine andmine. Magada ei saa väga vahepeal. Et selles mõttes see on kogu nädala projekt ja see ongi väga karm. Ja see on ka üks põhjus, miks pühapäeva mõtet. Tõmbavad selle kokku. Aga see sama, et see laupäev, vaata eile, respekt, et need vennad üldse enamaks läbi tulevad. Mina ei suuda küll mingi kirjutada enam viimasest kiiruskatset, nii et mul enam prohmataid ei tuleks ja ei suuda mingi lause moodustada normaalselt. See ongi puhtalt adrenaliini peal sõitmine. Ja vennad peavad ütlema seda, et kaart lugema täpselt niimoodi, et ei ütle vales suunas ja sa ei etsi numbritega peale sellist aega, et see on ju milleks. Ja see on, ma räägin, see on täpselt ainult adrenaliini peal sõitmine ja nii kui see adrenaliini trapp tuleb, siis võimatu püsti saada enam, et nii see on. Aga nüüd vastus või minu su küsimus oli, et kes see mölakas oli? Siis mul on üks kandidaat veel. On üks veel, nii. Ja mul on igal pool 3, et see mees või mehed, kes nende kuradi Ford Puma veepumpade eest olid. No jumal küll, ta on üks asi, kas ei saa ühte juppi nagu korda, kuidas kurat, ma ei tea, kes, kus ja vastutab. No ma ei tea, see on totaalne. Me peame, mis me peaks tegema. Oota, ma võtan ühe starteri nii kaua räägin, et me peaks infiltreeruma sisse M-sporti, läheks sinna tööle mehaanikuks ja uuriks järgi, mis toimub. Ega meie ei tea kindlasti midagi, mis seal päriselt toimub. Ja kes ütleb, mis juppe võib vahetada iga ralli ja kes ütleb, mis juppe ei või iga ralli vahetada. Et seda tahaks lihtsalt teada saada. Nii, aga see võitjad valid ikkagi sina? No ma ei saa M-sporti panna siia või seda härrat, kes otsustas, et veepump peab vahetamata, sest ma ei tea, kus otsus tuli ja kes vastutab sellest, mis juppid vahetatakse. Nii et eks see mölakas peab olema see, kes katse tühistas. See vägev vend seal kraavis. Jah, ma olen nõus sellega. Ma miskud selle sinna taha. Muidu on nii palju taarat, ma arvan, et see ei ole okei. Ja nüüd tuleb see peamine küsimus, mis me oleme siin läbi mitme päeva teinud ja siin tuleb paar tükki veel, mis on parim meile saadetud küsimus. Kui eelnevad võitjad näiteks Raavis olnud fotovend ja näiteks mis mitte Ratsuta võivad auhinnaks minna ja poodi osta endal starterit ja otsida endal kuskilt selline müts, siis parimad küsimuse autor saab selle rasti starterit täitsa endale, samuti särgi, samuti mütsi, kindlasti kontrollime, et tegu ei oleks alaealisega, et ma päris 5-aastasele seda auhinda kindlasti anna. 5-aastane ilmselt ei saada ka sulle küsimust. No ma vaadates, ma mõtlesin, ma teen lolli nalja, inimesed ei solvu. Ma mõtlesin, et vaadates see kirjavigu mõnel küsimusel, siis ma imestaks seda, tegelikult ei ole, tegelikult on okei, ma vabandan, et sellise lolli remargi tegin. Nii, üks, mis jäi muidugi selline, et oli juba eile, mõtlesime, et hullult natuke mõtleme nendele, et ma ilmselgelt ei jõudnud, seepärast, et täna ja eile oli väga palju tööd, aga Georgi üks osa jäi, et mis on jaburamad katkestamise põhjusel läbi ajaloo, et ta peab silmas eelkõige nii-öelda 3 euro vigu. Sa küsisid või? Ma sinna võib teha, et sa võib-olla räägi, võib-olla põnevam, mis oli see, et räägi, mis on juhtunud eestlastega. Võib-olla on hea kitsendada nii. Lood. Tegelikult alustame ilmselgelt Oti nendest, sest ka see väljend 3 euro probleemid on tulnud Oti probleem just on ju. Et kus on olnud, ma ei tea, klaasi puhur on siis toru on kukkunud sealt kuskilt armatuuri tagant ära ja klaas läheb uduseks ja kaotab. No küll ei ole katkestamine, aga kaotab ikkagi minuti ligi selle pärast. Või teine variant on, et kojamehed ei töödanud Otil on ju, jälle kaotad seal kõvasti aega.
kindlasti on selliseid lugusid palju olnud, kus ma ei tea, rattamutrid jäävad võib-olla kinni keeramata korralikult ja ratas jookseb alt ära. Selliseid asju on nagu hästi palju olnud. Aga võib-olla kõige eredam, mida ma mäletan, on see nüüd ei ole katse peal juhtunud, aga Karl Kruda äkki võis olla mingi Saksamaa ralli kunagi, et stardipoodiumi pealt siis rääkis seal jutud ära ja kui autosse istus hakkas siis nii-öelda esimese katse poole sõitma, siis poodiumi rambilt alla sõitis mööda ja pidi katkestama ralli, et ralli ei jõudnud esimesele katselegi. Kuna ma eeldan, et on meil hästi palju inimesi, kes on võib-olla saated uued vaatajad, et mingitele sa räägid uuesti võib-olla seda. Võib-olla mõni on vaadanud, Valjurand teeb päris hästi, et ma nüüd hakkan saadet kuulama, vaatama. Siis mis on sinu? Mis on sina, kui keegi küsib sult saunas kuskil Lääne-Virma Assamaal randis oled saunapeol ja keegi küsib, mis on kõige jaburam katkestamine, siis mis sa vastad? See on hullult hea küsimus, sest rallisõitjad on sellised imelikud tüübid, et ega nad nii lihtsalt ei katkesta ka. Vahet ei ole, mis juhtub. Kõige jaburam põhjus, miks suur ralli on lörri läinud, ütleme, et on, ei katkestada, läksid teist kohta võtma, said 42 rasvi, et ka selline asi sobib. Mul praegu meenub lihtsalt selline kõige tobedam ja rumalam asi on see, et liiga vähe kütust on saanud tangitud paaki. Ja asi, mis juhtub, on see, et ma ei mäleta, mis rallis oli, aga põhimõtteliselt peale viimane katse sai veel sõidetud. Ja kindlasti me olime poodiumil, kui mitte esikohal ja siis lõpu poodiumile me ei jõudnud, sest kütus sai otsa. No. Selline tundub, see on ilmselt selline kõige jaburam asi, mis saab juhtuda. Millised mälestused või kogemused, rõhutame sõna siis kogemused sinu puhul vist, et kus on kõige hullemad tingimused või olud olnud rallidega, et ma viskan vahepealt ka selle ära. Ma pean ilmselt ikkagi tooma, ma ei ole nagu midagi, ma ei ole vaata väga rasketel rallidel sõitnud, aga ma arvan, et ikkagi kõige sellised huvitavamad olud on olnud Walesis, kus muda oli ka ikkagi põlvini, et mingite katsete peale, et see on kindlasti kõige selline huvitavam kogemus, mis ma saanud olen. Aga eks tegelikult sinna juurde võib võtta ka mingid sellised olud, vahet ei ole, mis rallidelt, kus on ikka retsudu ja paned sellise sudus, et auto nina näed ainult ja siis üritad kiiresti sõita, et selliseid asju on palju olnud. Aga ütleme, ma ei ole käinud sellistes ekstreemsetes kohtades väga sõitmas, kus midagi sellist väga, väga ulmelist saaks juhtuda. Ja siis Gert saatis ka, et seoses rehvi purunemistega tuli endal küsimused, et WRC sari peaks olema keskkonnasõbralik, on ju. Mida teeb Pirelli kasutatud ja õhutud rehvidega, kas neid taastatakse ja kui reaalne on, et kasutatud rehv taastatakse ning seda siis kasutatakse uuesti uuena. Ehk palju on sellist rohelist mõtteviisi kuskil selles osas rallisarjas? See on väga hea küsimus, aga ma arvan, et neid ei taastata, vaid see läheb lihtsalt recyclimist ehk siis taaskasutusse kogu materjal. Kiiran eestikeelse sõna eest. Kogu materjal siis nagu ma ei tea, sulatatakse uuesti ülesse ja tehakse, mis iganes protseduur seal on. Ma ei ole üldse kindel, et taastatakse. Võib-olla mõni tootja taastab, aga ma ei taha uskuda, et see on Pirelli ja eriti WRC sarja rehve, mida kasutatakse. Aga ma ei julge praegu seda fakti kinnitada. Seda võib isegi uurida, see on huvitav küsimus. Nii, ja nüüd on see, et kus meil vist on küsimused, mida tahad ette lugeda, on vist läbi. Ja ma vaatan, kas mina tean, kellele auhind läheb. Ma tean, et sulle ei meeldi asju otsustada elus. Sa tahaks jätta alati viiki. Mulle meeldib asju väga otsustada. Sa alati jätaks, et kõik olid toredad küsimused. Sa oled positiivne. Ma olen see, positiivne. Mina olen see negatiivne, siis see yin-yang peab olema. Ma vaatan, kas ma leian, ma muidu ilmselgelt ju ei kirjutanud selle küsimust välja, sest ma olen idioot. Ja see vahetele, ma tean, et minus saatis, ma pean ikkagi vaatama, kas oli tema. Sa räägi midagi lõpused nii kuni ma soperdan siin. Mis ma ikka räägin, sa tegelikult leidsin ma leidsin üles. Mis küsimus see ka oli? Ja Rene Luhap, ma lihtsalt vaatasin, Luhalepp, vabandust, saatis meile siis küsimuse, et pidime rottupana munistust auto WRC arjas osalenud autodest, et mulle meeldis see kiirus ühest, kiirus teisest, kere ühest, kiirus teisest, disain kolmandast. Seal sai erinevaid asju, et minul oli siis väga palju Subaru kere, starteri disain, rõhutame must. Seal sai sponsorid sisse, sai rääkida Subarust, siis saime teada, et sinu lemmik auto on Peugeot 206.
ja vastupidavus, me vist seda me ei maininud eelmine kord, ma arvan, see Toyota Darkstar 23, mida Rene ise patru, see on väga hea patrumine, et see Ožeel Massil Läts oli selline, ahah, see auto ka läheb katki vahest, et ma arvan, see oli hea küsimus. Ma arvan, et Gunnar võtab ühendus, ma ei tea, kuna ma ei ole seda saadet väga palju teinud, ma ei tea, mis edasi juhtub. Jah, nüüd juhtub ilmselt nii, et kas Gunnar või keegi kuskil turundusest võtab ühendust võitjaga ja teada, kust auhinna kätte saab. Jah, me paneme ühe juurde või? Paneme kaks võitsi, hea küsimus oli. Saab koos kaaslasega minna Saaremaa rallile Robertit toetama täis fänni merchiga. Jah. Kui sul on meeles mõni küsimus, mis sulle meeldis? Mulle praegu meeldis väga see Pirelli küsimus, sest see pani väga mõtlema, tegelikult peaks ära uurima seda, et kes päriselt tootjatest, refi tootjatest teeb seda, sest ju tegelikult tundub nagu mõistlik asi, mida teha, aga ma ei kujuta absoluutselt ette, et see on hea küsimus. Ma paneme siis lohutusauhind, ma kirjutan siia üles. Lohutusauhind oli see, et ei olnud Robert Terres-Särkjar, meil vist on neid kaste veel. Et ma arvan, et kass starterit ja ma arvan, et meil on siit mõne mütsi anname ka ära. Paneme ühe mütsi ka kaasa starteriga. Ja Gert, ma ei tea, kas see on nüüd päris pergane nimi, aga Gert.Kaaramees. Ma juba selle äge nimi, kui see on päris pergane nimi, siis on igal juhul äge. Nii. Auhinnad jagatud. Auhinnad jagatud. Kas sulle veel sellest rallist midagi südamel? Otseselt ei ole. Kahju, võtame lihtsalt eestlased kokku, et jube kahju. Ma nüüd ei räägi Otist, aga pigem siis WRC2 Robertist ja Georgist. Et mõlema, eriti Georgi jaoks oli see ikkagi nagu täitsa kohutav lugu. Aga Robert tuli hästi, nagu saate alguses sai öeldud, tegelikult nagu eks me saame aru, et see tehnikasport on tehnikasport ja juhtubki palju, aga tihtipeale juhtub eestlastega hästi palju. Ja me teame, et siin seda eelarvet on raske kokku ajada, et see, ütleme mulle, et see teema läheb lihtsalt endale väga südamesse, ma tean, kui keeruline seal on, et kui ajad mingi suure raha kokku, et nüüd sõita ja siis hakkavad asjad juhtuma, et sellest on kahju lihtsalt, aga muidu ma ei tea, ralli ise kokku võtame, oli täitsa okei. Võib-olla ootasin natukene mingit muud põnevust olude mõttes, aga tegelikult ei saa öelda, et oleks olnud igav põnevust jagus. Kas sa ole pigem, mina ei ole sult seda küsinud, võib-olla, et kas sa pigem, et selles plaanis, nagu Jaan ütles, et tal tegelikult väga ei meeldi need etapid, kus kõik autod lagunevad ja ütleme, et võidavad need kaks meest, kelle auto terveks, või pigem sinu meelest Kreeka ralli sellisel kujul, nagu ta oli äge? Ma ütleks, et tegelikult oli vist ikkagi pigem äge, et mul ei ole selle nii-öelda romuralli vastu otseselt midagi küll, aga võib-olla see ideaalne lahendus oleks see, et mingit actionit on, aga et mehed saavad edasi sõita, et seda katkestamise rivi, seda on jah kurb vaadata, aga selles mõttes, et raske ralli ja mingit actionit toimub, et see tundub kuidagi nagu väga ralli osa olevat, et seda juhtub ju ikka väga harva, et kõik saavad lõpuni tuldud ja olgem ausad, rallisport on ikkagi, suur osa fänne ikkagi tahab näha mingisugust actionit, kiiresti metsa vahel sõidetakse, siis ikka juhtub ka, et ma ei saa nüüd öelda päris 100%, et ma nii öelda selle romuralli vastane oleks, et see kindlasti lisab mingisugust põnevust ja mingit täiesti ebanormaalseid momente, et kas või ma ei tea, vaata Linnamäe crash'i videot ja see tundub lihtsalt täiesti sürno, et see asi kuskil juhtub, et ma jälle nagu väga kurb olukord ja kõik jutud, aga nagu sa ei näe sellist asja mitte kuskil mujal. Et see on nagu täiesti selline, nii rallile omane asi vaata, et sellepärast ma just nagu ütlen, et seda nüanssi natuke võiks ikka olla juurde, vürtsitab asja. Ja järgmisena vürtsitab rallikalendrit Tšiili ralli, see siis algab meil 28. september. Erakordne juhus on see, et seal on 3 Toyotat, 3 Hyundai'd ja siis 4 Ford Puma ralli, 1 masinat. See, mis on Alberto Heller, see selleks kohalik mees, aga Munsterit tegelikult, mis ta suudab ralli 1 masinana, põnev, mida Suninen on põnev, et tegelikult seda ja peamine on see, et 33 punkti vahe, et on veel tipus MM-heitlus ka, et tasub on mida oodata. Jaa, kindlasti, siin saab olema igal juhul põnev, sest Tšiili ralli ju ise on näiteks, võtame ka Ott Tänaku meie meestele nagu väga, väga hästi sobinud, et
ma usun, et äge saab olema igal juhul ja nagu sa ütlesid, et Munsteri nagu debüüti ma jälle ei oota talt midagi, aga lihtsalt äge jälle näha, et kus ta oma kiirusega on, kui ta tuleb nii-öelda nullist Rally 1 autosse, nüüd me ei saa ka öelda, et ta oleks nüüd mingisugune jube kiire mees seal WRC 2, aga võib-olla ongi tuua äge mingit paralleeli näiteks, et Virvesega, või ei mõtlen, et nagu Virvesega ta võib ühe tempoga sõita Rally 2, et kui ta hüppab Rally 1, et me saame ka võib-olla kohe mingi nii-öelda paralleeli tõmma, et kus näiteks Robert või kus võiks Linnamäe olla Rally ühe masinaga sõites. Ja ma arvan, et siit on vist paras kokkuvõte, et vana hea 55 minutit on juba täis, meil vist kõik saad, kellavärk 55 minutit, et me võiks teles teha seda, me täpselt iga kord 55 minutit, see on tehtud. Ütle sa siis esmalt lõpusõnad. Ütleme siis lõpusõnad kaamerast selle. Äge ralli oli ja teid oli palju, ma kuulsin, vähemalt blogi lugemas. Ja kohtume juba Tšiilis. Ma loodan, et mina olen siin ja ma arvan, et ka sina vist mingite saadetel, et siin Gunnar paneb jälle pausi kindlasti ja nii ta läheb. Ja mina siis vaatan siin raamerisse, ütlen ka, et aitäh Roland sulle, aitäh kaamera taga olevale Madisele, kes päevade saatel on läinud aina paremaks, kui esimest saatest ta soperdas, ma rõhutan, siis seekord on kõik valutult, täna läks hästi, Jaan tuli otse, Ruhe ja kõik, et mees areneb, seda on rõõm näha, tänan ka, keda ma veel tänan rallisõitjad ilusa ralli eest, tänan ise ennast, et ma pidasin vastu siin paar päeva ilma magamata, nagu ma olin, ja eelkõige siis muidugi tänan vaatajaid, et aitäh küsimuste eest, tegelikult võtame ühendust, kes sõitsid ülejäänud, pange siis küsimused uuel nädalal teele, sest siis on juba uued ralli jutud, aga mina olen ja olin Eiro Raljurand, see oli 6. käik ja kuulmiseni. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele varguse vastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist.